Ära karda ja ära ürita sulanduda. Ilmutuse 3.16 ütleb, kuna sa oled leige ja mitte külm ega kuum, sülitan ma su välja oma suust. See sõna leige siin ei tähenda mitte leiget kristlust, vaid just seda, et kui me üritame sulanduda ja sobituda igasse keskkonda, kuhu me läheme, siis on see Jumala jaoks nii jäle, et ta sülitab meid välja. Meie ühiskond on üritanud inimesi kastidesse paigutada, et võiks olla parem kontroll inimeste üle. Millegipärast tunnevadki inimesed end sageli turvalisemalt, kui nad kuhugile kasti sobituvad. Siis on nagu tunne, et ma kuulungi kuhugile. Ma mäletan, et mu sõbranna käis ühel koolitusel ja sellel koolitusel anti neile 6 erinevat kasti, kuhu keegi võiks sobituda ja igaüks leidis rõõmuga endale täpselt selle õige kasti, kuhu tema sobis. Minu sõbranna tuli pärast minu juurde ja ta oli nii segadusest, ütles, et ma ei sobitunud mitte ühtegi kasti. Natukene sobisin ma siia kasti, natukene sobisin ma siia kasti, natukene sobisin ma siia kasti, aga mitte ühtegi kasti tervenisti. Ja ta oli suhteliselt hädas, et mida ma nüüd teen, ma ei sobigi kuhugile kasti. Ja ma küsisin talt, miks sa üldse soovid sobituda kuhugile kasti? See pani teda mõtlema, tõepoolest, miks ma pean sobituma kuhugile kasti, mille ühiskond on minu jaoks valmis pannud või teine, mille kogudus on minu jaoks valmis pannud ja ma üritan sobituda sinna kasti. Miks? Kas Jumal paneb meid kastidesse? Kas Jumal annab meile kastid, et sa pead kuhugile nendest sobituma? Ei anna. Igaüks meist on kui pusletükk, täiesti eriline, täiesti ainulaadne ja täiesti kordumatu ime. Me oleme ainulaadsed selleks, et sobituda Jumala poolt loodud suurde pilti. Igaüks oma pusleauku. Ja pusles ei ole mitte ükski tükk eriliselt esile tõstetuid, vaid see sulab kokku ülejäänud tükkidega, et moodustada selle täiusliku terviku, harmoonia, tasakaalu, rahu, selle suure tervikpildi. Jumal ütles mulle, et kui selleks, et sobituda kuhugile seltskonna, pean mina muutuma samasuguseks kui teised, siis olen ma valede inimeste keskel. Meie ainulaadsus ja ainukordsus on teiste teenimiseks, ehitamiseks, inspireerimiseks. Igaühe jaoks on Jumalal oma tee, mitte see üks ja sama tee kõigi jaoks. Kui mina pean mõtlema nii, nagu teised mõtlevad, siis ma olen milleski, siis ma olen vales kohas. Siis ma olen vales kohas. Taamo Naidoo ütles midagi väga nutikat. Ta ütles, et kui meie võrdleme end teise õe või vennaga Kristuses, siis me võrdleme end Jumalaga teise sees. Ja see ei ole võimalik. Kuidas me võrdleme ennast Jumalaga teise sees? Ainult Jumalas saabki meil olla tasakaal. Me teame tegelikult oma südames seda, et me oleme absoluutselt ainulaadsed pusletükid. Ja me ei saa vaadata selle pusletüki peale, kes on meie kõrvale asetatud ja üritada olla tema moodi. Sest see muudaks suure tervikpildi segaseks ja sogaseks ja see tervikpilt kaotaks mõtte. Jumal ütles, et kui meie oleme vales kohas ja valede inimeste keskel, kes meid ei hinda, siis me arvamegi, et me oleme viletsad, me oleme rumalad. Kuid Jumal ütles, et igaüks meist on kui tõeline lilleõis, mis vajab õide puhkemiseks neid õigeid inimesi enda kõrvale. Vastasel juhul ongi nii, et imeilus luik arvab, et ta on inetu pardipoeg, sest ta on vales kohas ja valede inimeste keskel ja tema olemus sureb. Tema olemus sureb. Sellega koos sureb ka visioon Jumalalt. Jumal ei ole loonud meid ühtemoodi mõtlema.
Jumal on andnud meile mõistuse, et me õpiksime mõtlema vastavalt oma kutsumusele, vastavalt oma andidele. Me ei ole ühesugused, me ei pea mõtlema ühtemoodi. Väga sageli on meie annid meie endi jaoks nii loomulikud asjad, et me ei pane neid isegi tähele. Me ei pea neid sageli millekski eriliseks. Meie annid on midagi sellist, mis voolavad meist suhteliselt loomulikult välja, sest Jumal ei ole pannud meid siia maailma ponnistama. Ta on pannud meid siia, et lubada tema olemusel enda kaudu välja voolata, tema tarkusel enda kaudu välja voolata, tema ilul enda kaudu välja voolata, tema erilisusel enda kaudu välja voolata. Kui mitmeid kordi ma olen teinud kellelegi komplimendi selles osas, kuidas nad teisi teenivad, olgu see siis laua katmine või evangeliseerimine või olgu see õpetamine või olgu see kudumine, mis iganes, ja nemad on mind suurte silmadega vaadanud ja öelnud, ma ei ole ju mitte midagi erilist teinud. Miks nad nii ütlevad? Sest see, mida nad teevad, voolab neist loomulikult. See teeb neile rõõmu. See ei tähenda, et nad ei arenda seda andi, kuid see, mida nad teevad, teeb ka neile endile rõõmu ja see ongi tõeline teenimine. Selleks me loodud olemegi, et oma andidega teisi teenida ja sellest ka ise rõõmu tunda. Jumalal on eriline sõnum igaühe meie elu kaudu. Sõnum, mida me sõnadesse ei oska panna, kuid teised näevad seda ja loevad Jumala sõnumit meie elude kaudu. See on Jumala lugu meie elude kaudu, killuke tema iseloomust, mis väljendub meie elu kaudu. Iga Jumala lapse elu on Jumala kõnetus maailmale. Meie elu ei pea kõnetama kõiki inimesi, kuid just neid, keda Jumal soovib kõnetada. Need näevad, kes peavad nägema ja need mõistavad, kes peavad mõistma. Üks tark Jumala mees ütles, et kui leiutiste ja loovate väljendusviiside teerajajateks on uskmatud, siis tuleb see sellest, et kogudus on võtnud omaks väära vaimsuse. Väga targad sõnad minu meelest. Unistamine on Jumala and. Samas hävitavad paljud kristlased selle anni loosungi all, et nad teenivad Jumalat. Ja nende tõlgendus on, et selleks, et Jumalale tõeliselt heameelt valmistada, tuleb minul hävitada kõik, mis puudutab mind ennast. Kui me järgime sellist mõtlemisviisi pikemat aega, siis me lõpetame tegelikult kastreeritud usklikena. Iga kord, kui me üritame endast ära lõigata seda, mille Jumal on meie sisse pannud, siis me astume valesse vaimsusesse, millega Piibel ei nõustu. Ja me hakkame tegema koostööd vaimuga, kes töötab meie efektiivse tunnistuse vastu. See teeb tegelikult sama välja, nagu me üritaks ristile lüüa üles tõusnud inimest, nimetades seda jüngerluseks. Kui me vaatame seda meeletut vajadust, mis valitseb maailmas, siis Jumala kuningriigi mõtteviis on, Jumalal on olemas lahendus sellele probleemile ja minul on seaduslik juurdepääs Jumala müsteeriumidele ja saladustele. Seega ma otsin vastuseid temalt. Kui meil on asjades kuningriigi perspektiiv, siis muutume me vastuseks maailmale, niisamuti nagu Joosep ja Daniel olid vastuseks oma aja kuningatele. Vaatame korra Piiblisse, vaatame õpetussõnade raamatusse ja 8. peatükki. Kui ta asetas paika maa vundamendi, siis olin mina, tarkus, tema kõrval kui selle töö meister ja juhataja. Ja ma olin igapäevaselt tema rõõm, rõõmutsedes tema ees alati.
rõõmutsedes tema poolt asustatud maailmast ja tundes rõõmu inimese poegadest. Tarkust nimetatakse siin selle töö meister ja juhataja. Veelgi võimsamad väljendid tarkuse kohta on rõõmutsedes tema ees alati, rõõmutsedes tema poolt asustatud maailmast ja tundes rõõmu inimese poegadest. Vau! Tarkus ei ole stoiline, nagu teda on sageli kujutatud. Tarkus on isegi rohkem kui õnnelik. See on see, mida me näeme selles kirjakohas. Tarkus ei ole mingi asi, mida me omame. Me näeme sellest kirjakohast väga selgelt, et tarkus, mis on ingliskeelsetes piiblites kirjutatud enamjaolt suure algustähega, nii nagu sinu ja minu nimigi, on vaim. Tarkus on elav olend, mitte asi. Kõige esimest korda mainib piibel püha vaimuga täitumist 2. Moosese raamatu 31. peatükis. Jumal ei täitnud püha vaimuga preestrit ega leviite. Jumal täitis püha vaimuga käsitöö meistri, Betsaleeli, selleks, et ta ehitaks Jumala koja. Betsaleelile anti üleloomulik tarkus selle projekti jaoks. Ja ma tahakski minna nüüd 2. Moosese 31. peatükki ja ma loen selle ingliskeelsest tõlkest jällegi. Ma olen tema täitnud Jumala vaimuga, tarkuse, mõistuse ja teadmistega ning igasugu käsitööoskusega, et kujundada kunstipäraseid töid kullast, hõbedast ja vasest, uurendada kive raamistuse jaoks ja nikerdada puud, tehes igasugu käsitööd. Vau! Vaatame korraga Sakarja 2. peatükki ja salmid 1-4. Ja ma tõstsin silmad üles ja vaatasin ja ennäe, seal oli 4 sarve. Ja ma küsisin inglilt, kes minuga rääkis, mis need on? Ja tema ütles mulle, need on sarved, mis pillutasid laiali Juuda, Iisraeli ja Jeruusalemma. Siis näitas isand mulle 4 käsitöömeistrit. Ja mina küsisin, mida nemad on tulnud tegema. Ja tema vastas ning ütles, need sarved on need, mis on pillutanud Juudat, nõnda, et ükski ei saa tõsta oma pead, kuid need käsitöömeistrid on tulnud neid hirmutama, et paisata maha nende paganate sarved, kes on tõstnud sarve Juudamaa vastu, et seda pillutada. Vau! Siin kirjakohas on midagi ääretult huvitavat, mida me võib-olla ei olegi lugedes alati tähele pannud. Tuleb välja, et Jumala poolt valitud relvad ei ole kogudusele kuigi hästi teada. Selles lõigus on Jumala rahvas teotavate juhtide ja vägede ehk sarvede poolt hirmutatud ja laiali pillutatud ja neid on haaranud lootusetus ja usaldus Jumala vastu on kõigi aegade kõige madalamal tasemel. Ja selles olukorras saadab Jumal välja oma armee, et võtta maha vaenlase kindlustused ja kes on tema sõdurid? Käsitöömeistrid. Jumalikus loovuses on meeletu vägi. Saatanal ei ole mitte mingit loovat võimet. Kõik, mida kurat suudab teha, on väärastada ja moondada. Kuid kui Jumala loov vägi voolab tema rahva kaudu, siis tuleb ilmsiks meie identiteet ja ühes sellega tuleb esile ka Jumala enda iseloom. Piibelik pilt käsitöömeistrist on igaüks, kes viib täide oma Jumalalt saadud ülesannet oivalisuses, loovuses ja inglise keeles on selleks sõna integrity. Eesti keeles ei ole ühte sõna, et seda tõlkida, aga me saame seda tõlkida nagu ausus ja tugevad moraalsed printsiibid. Need on kõik need, kes on alistanud oma annid Jumala eesmärkide täideviimiseks, sest nad kõik vajavad jumalikku tarkust. Ja mis on tarkuse iseloom? Me vaatasime juba seda, et tarkus on elav ja me suhtleme
selle vaimuga, kui me palume Jumalalt tarkust. Maailma definitsioon tarkusest keskendub teadmistele või siis nagu teadmiste saamisele ja teadmiste kasutamisele. Ja see ei ole vale, see on lihtsalt eksitav. Kogudus on kahjuks võtnud omaks maailma ebatäieliku definitsiooni ja ajab nüüd taga tarkust, millest puudub hing. Piibelik tarkus näeb jumalikku perspektiivi ning on Jumala loovuse väljenduseks, andes igapäeva probleemidele praktilised lahendused. Jumal ei ole ainult teoloog, ta ei ole huvitatud ainult teoloogiast. Ta on saatnud igaühe meist kuhugile välja. Kas ta on saatnud õpetajad koolidesse, lasteaiakasvatajad, poliitikud, ärimehed, ärinaised, ta on saatnud meid välja selleks, et me tooksime maailma probleemidele praktilised lahendused. See on Jumala iseloomu väljendus meie kaudu. See näitab maailmale seda, kes on Jumal meie elude kaudu. Vaatame korra teise ajaraamatu 9. peatükki. See on niivõrd põnev kirjakoht, sest see kirjeldab seda, mida Seeba kuninganna koges, kui ta astus Saalomoni kuninga kotta. Kui Seeba kuninganna nägi Saalomoni tarkust ja koda, mille ta oli ehitanud ja rooga ta laual ja kuidas ta sulased istusid, tema teenrite teenimist ja nende riietust, tema joogikallajaid ja nende riietust ja tema treppi, mille kaudu ta läks üles isanda kotta, siis jäi ta otse hingetuks. Vau! Siis jäi ta otse hingetuks. Me näeme siin väga-väga selgelt seda, et jumalik tarkus ei ole ainult sõnades, ei ole ainult õpetuses. See on praktiline, see on ääretult praktiline. Seeba kuninganna nägi Jumala tarkust. Ta ei läinud Saalomoni juurde ainult, et kuulda Jumala tarkust. Ta läks selleks, et näha Jumala tarkust. Seeba kuninganna nägi Jumala tarkust kõiges, mis oli Saalomoni kuningakojas. Me näeme Jumala tarkust. Jumala tarkus on elav. Jumala tarkus ei ole stoiline, see ei ole ainult teoloogiline. Jumalik tarkus on visuaalne, sest Jumala tarkus on loov. Jumala tarkus on elav. Jumala tarkus on selleks, et lahendada keerulisi probleeme. Jumaliku tarkuse väljendusi on erinevaid, kuid tarkuse iseloom on näha 3 sõnas. Ja nagu ma ütlesin, eesti keeles ei ole täpselt vastast sõnale integrity. Seega on eestikeelne kirjeldus veidi pikem. Ja see on nagu ausus ja moraalne puutumatus, loovus ning oivalisus. Jumalik tarkus tõuseb kõikumatutest moraalidest ehk siis tegelikult poja seisusest ning muutub nähtavaks loova väljenduse kaudu, mille standardiks on oivalisus. Moraalse puutumatuse, aususe sünonüümid on ausus, tõde, tõepärasus, ehedus, austus, tõe armastus, usaldusväärsus ja õiglus. See saab alguse südamest, mis on eraldatud Jumala jaoks ning muutub nähtavaks Kristuse iseloomus, mis väljendub meie kaudu. Loovuse sünonüümid on originaalsus, progressiivsus, ettekujutus, inspiratsioon, leidlikkus, loov väljendus ja nägemus. Loovus on Jumala laste loomulik väljendusviis. Me otsime, vähemalt see peaks olema niiviisi, et Jumala lapsed otsivad uusi ja paremaid lahendusi igas mõjusfääris. Me ei ole kutsutud istuma koguduse seinte vahel, meid on kutsutud minema välja maailma ja mõjutama
maailma selles kohas, kuhu Jumal kellegi meist on läkitanud. Meil tuleb näidata maailmale, kes meie isa on. Ja me teeme seda loovate väljendusviiside kaudu. Ma rääkisin eile ühe õpetajaga, kes jagas minuga tunnistust, ta ütles, et ta oli nii tohutult põnevil sellest, et rääkida oma õpilastega abordist ja mille pärast see abort on niivõrd jube asi. Aga ta ütles, ma olin nii põnevil, sest Jumal andis mulle nii huvitavad ja põnevad viisid, kuidas seda noortega jagada. Ja ta ütles, et noored olid nii huvitatud sellest. Ta ei jaganud seda nendega, et abort on vale, punkt, kõik. Ei, Jumal andis talle niivõrd loovad viisid, kuidas seda noortega jagada. Ja ta ütles, et noored olid nii põnevil. See pani nad mõtlema. Sest meile söödetakse ühte mõtteviisi. Maailm üritab meid kõiki ühtemoodi mõtlema panna. Samuti kogudus üritab meid sageli ühtemoodi mõtlema panna. Aga Jumal ei ole piiratud, ta on loonud igaühe meist erinevaks ja eriliseks. Ja see on okei, et me mõtleme erinevalt, see on okei, et me näeme asju erinevalt ja see on okei, et me ei nõustu kõiges üksteisega, see on okei. Me oleme ikkagi üks ihu, me oleme õed ja vennad Kristuses ja meil tuleb näha seda niiviisi, me ei pea olema ühtemoodi, me ei pea mõtlema ühtemoodi. Meil on erinevad annid, meil on erinevad kutsumised. Oleme julged neid kasutama. Jumal on loov, Jumal on nii loov. Ta ei ole meid ühe puuga löönud. Ja meie ei ole võimelised mõjutama kultuuri, kui meie ise muutume osaks sellest kultuurist, mida me muuta üritame. Kogudus sageli väldib loovust, sest loovus nõuab muutust, aga kirik tõrjub muutust. Samas, kui me tõrjume muutust, siis me tõrjume ka Jumala iseloomu. Jumal liigub alati edasi. Jumal teeb alati uut. Jumal ei istu paigal, Jumal ei jää selle vana sisse. Jumal võtab selle sama sõna ja annab meile ilmutusi ühe sügavamal tasandil. See ei ole see, et me oleme, et need reeglid on meil nüüd koguduses paigas ja nende reeglite järgi me nüüd elamegi. Ei, Jumal annab meile sügavamaid ilmutusi sellest samast sõnast. Ta läheb nii sügavale, kui meie oleme valmis temaga minema. Ta annab meile palju sügavamaid ilmutusi, sest ta tahab meid viia sügavamale, kui ainult see pinnapealne või moraalid. Ta on looja. Ta on loonud meid loovaks. Ta tahab meile ilmutada uusi sügavaid asju. Jumal ei istu mingis mugavuses. Ja edasi liikumine nõuab ka meilt seda, et me astume välja oma mugavuse tsoonist ja teeme seda, mis on meie jaoks ebamugav. Jah, Jumala loova sõnumi väljaviimine ning maailmale demonstreerimine nõuab seda, et me astume välja oma mugavuse tsoonist ja teeme seda, mis võib algul tunduda lausa hirmus. Ja see tundubki päris tõsiselt. Iga üksik kord, kui Jumal on lasknud mul välja astuda, on see olnud minule hirmus. Mul oli hirmus hakata raadios saateid tegema. Mul oli hirmus hakata raamatut kirjutama. Mulle oli ülimalt hirmus minna TV7-sse esinema. Mul oli hirmus alustada YouTube'i kanaliga. See kõik nõudis minult enese ületust. See venitas mind. See pingutas mind. Jah, mind vaevasid küsimused, mida teised mõtlevad. Kuid ma otsustasin iga kord siiski välja astuda, mis siis, et see oli hirmus. Ja siis mõne aja pärast muutus see kõik minu jaoks loomulikuks. Ma võitsin oma hirmu ja ebamugavustunde. Vaenlane üritab hoida meid välja astumast. Ta üritab meid hoida kinni meie väikeses kastis. Ja siis on meie otsustada, kas ma astun välja, mis siis, et on hirmus.
või ma jään oma mugavused sisse. Oivalisuse sünonüümid on viimistletus, suurepärasus, ülekaal, erinevus, 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 kvaliteet ja väärtus. Oivalisus ei ole perfektsus. Perfektsionism on oivalisuse julm võltsing, mis voolab välja religioossest vaimust. Jumal ei oota meilt täiuslikkust. Ta ootab meilt ustavust ja usaldust tema vastu. Ta ootab, et me astume vee peale ning lubame temal end edasi kanda. Oivalisus ei tööta eales eraldi kirglikkusest. Süda, mis on oivaline Jumala järele, paistab väljaspool olijate jaoks raiskavana, pillavana. Maarja võidis Jeesuse jalgu ülimalt kalli võidesalviga. Taavet tantsis metsikult Jumala ees. Mida sulle meeldib teha? Mida sina naudid? Mida sina naudid teha, et teisi teenida? Kas sulle meeldib maalida? Kas sulle meeldib laulda? Kas sulle meeldib looduses käia ja küttida või kala püüda? Kas sulle meeldib kodu kujundada või küpsetada? Kas sulle meeldib evangeeliumi kuulutada? Mis iganes see on, Jumal on andnud sulle selle selleks, et sa naudiksid seda ühes temaga. Tunne rõõmu sellest. Sinu sisemine rahu ja rõõm kasvavad välja selle abil ja sa kannad selle rõõmu ja rahu kõikjale, kuhu sa lähed ja sa puudutad inimeste elusid sellega. Jumal igatseb, et sa naudid seda. Tema on selle anni sulle andnud, et sina võiksid sellest rõõmu tunda ühes temaga, ühes teistega. Ta ütles sõnas, sa teed ta ülevoolavalt rõõmsaks oma kohalolu rõõmuga. Üks tark jumalamees ütles, et kui meie südames on siiras kirg Jumala vastu, siis tõstab see meis esile kire teiste asjade vastu. On küll võimalik väärtustada teisi asju rohkem kui Jumalat, kuid ei ole võimalik väärtustada Jumalat ilma, et me väärtustaks teisi asju. See on võti religioosse suhtumise mahatõmbamiseks, mis tõukab ära kõik selle, mida ei peeta pühaks. Püüdlused armastada Jumalat ilma ühegi teise kireta loob kloostri elustiili. Ja kuigi minevikus on olnud palju usklikke kloostrites, kes on jaganud tõelist Jumala tarkust ja ma imetlen neid, siiski ei ole see mudel, mille Jeesus oleks meile andnud. Ma lugesin, kuidas Bill Johnson küsis millalgi mitmetelt kristlastelt, kes on tõusnud tohutu edu sisse. Ta küsis neilt, et mida nemad peavad oma edu saladuseks. Ja need vastused olid väga huvitavad. Esiteks nad ütlesid, et nemad usuvad, et nad elavad avatud taeva all. Nad mõistavad, et selle tõttu, mida Jeesus ristil tegi, on nemad üks Jumalaga ning tema loovus on kootud nende olemuse mustrisse. Teiseks, nad usuvad, et neil on valitsus selles maailmas, selle maailma majanduse ja tehnoloogiate üle. Kas me usume seda? Kolmandaks, nad palvetavad iga päev pikalt keeltes ja nad usuvad, et neil on keeltes palve kaudu ligipääs püha vaimu loovale loomusele. Ma loodan, et see oli sinu jaoks õnnistuseks ja et sa oled saanud inspireeritud, üles tõstetud, julgustatud, kasutama oma ande, mis iganes need on. Jumal on need sulle andnud selleks, et sa võiksid neist rõõmu tunda, et sa võiksid nendega teisi teenida ja ühes teistega nendest rõõmu tunda. Sa oled vastuseks maailma probleemidele, mis iganes elu valdkonnas need ka ei ole.